Ma näen ennast sõitmas sellega küll tegelikult. Näed? Äge. They see me rolling. I think it's cool. Palju parem, kui inimene sõidab sellisega, mitte ei sõida üksinda autoga. Kesklinna on saabunud uhiuued kaherattalised ja tõuksi firmadest oli juba üleküllus, aga see ei ole tõuks. See on mopeed. Eelnevate aastatega oleme väga hästi aru saanud, mida inimesed ja autojuhid arvavad tõuksidest. Aga millised on emotsioonid meie uute semudega? Kes sellega sõita tohib, kus sellega sõita tohib ja mida sa pead tegema, et endale üks mõnus trahv kaela saada? Kohe saame teada. Alustame sellega, mis oli ka minu esimene küsimus. Kuidas nad kavatsevad kontrollida kõikide isikute juhilube? See on ju mopeed ja Eesti seaduse järgi peab sul olema täitsa juhiluba selle jaoks olemas. Aga võta näpust, see on hoopis pisimopeed, nii et kes sellega siis sõita tohib? Mis on selle ratsu vanuse piirang? 18. Kuigi seadus ütleb 14, siis me leiame, et 18 on see piir, kus võiks inimene osata vastutust võtta. Aga mis peatab näiteks seda, et ma ei ole 18, küll aga mul on sõbra konto, kes on 18? Ega tegelikult seda nagu vältida ei saa, et kindlasti neid proovijaid on, aga kui see peaks välja tulema, siis selle kasutajakonto, kes andis alaealisele sõita, selle kasutajakonto me oleme sunnitud sulgema. Tere! Tulge sõitke rolleriga. Ma olen kiirem kui teie, te ei saa mu eest ära joosta. Teine tähtis küsimus. Kus ma sellega sõita tohin? Vaata, Tallinna linnavalitsus, nad olid nii lahked, et nad tegid meile 20 miljoni eest erkpunased rattateed, et inimesed saaks väga hästi aru, kus nad tohivad oma kergliikuritega sõita. Kahjuks mulle tundub, et enamus inimesed on värvipimedad või neid lihtsalt ei huvita, kus nad sõidavad, sest et oleme ausad, sõidetakse igal pool. Reaalselt seaduse järgi võib pisimopeediga sõita sõidudel, rattadel, rattarajal, kergliiklustel, kuid mitte kõnniteel. Seadus on praegu siis teinud selle erisuse, et kui kergliikur ei tohi sõita sõiduteel, vaid peab sõitma kõnniteel, siis pisimopeed ei tohi sõita kõnniteel, vaid peab sõitma kas sõiduteel või jalgrattateel. Et kui on jalgrattatee spetsiaalne, mis meil siis on praegu punaseks joonistatud, siis ta peab sõitma seal jalgrattateel. Kui jalgrattateed ei ole, siis ta võib sõita sõidutee parempoolsel äärel. Näiteks siis Laagna teed, te sõidate pisimopeediga mida 3. sõidurida, et seda seadus ei luba teha. Liiklusseaduses on teadupärast erand jalgratastele. Ehk kui jalgrattur tunneb ennast sõiduteel ohustatuna, on tal erandkorras õigus sõita kõnniteel. Pisimopeedidele sellist erandit pole. Kuidas autojuhina suhtud nendesse masinatesse, millega pead oma teed jagama? Hea, et on punane. Selles mõttes, et on ikkagi natukene rohkem lootust, et silma paistab. Iseenesest muidugi on palju parem, kui inimene sõidab sellisega, mitte ei sõida üksinda autoga. Et selles osas on positiivne. What do you think about them? I think it's cool. It's practical, easy. Ta on nagu mopeed, on ju? Ma loodan, et täna nagu kõnnitee peal nad endaga sõitma ei hakka. No ei tohi, aga no kes teab, on ju? Ma kujutan ette, et selle vist ei ole väga lubasid või saab sõita ükskõik kes, eks? Sellega saavad sõita 18-aastased. Okei, no siis äkki siis osatakse sõita ka. Nende mopeedidega on veel üks hall ala. Et tegelikult peab ju mopeediga sõites kiivrit kandma, aga kas sellega siis ei pea? Ja kui me räägime mopeediga, siis mopeedil on kiivri kandmiskohustust. Kui me räägime pisimopeedidest, mis siis tänasel päeval linnapilti on tulnud juba, siis pisimopeedil alates 16 eluaastast ja vanematel kiivri kandmiskohustust ei ole. Otsest kohustust ei ole, kas see on pigem ikkagi soovituslik? No absoluutselt nii, nagu me jalgratturitele kogu aeg südamele paneme, et enda ohutus kõige olulisem, loomulikult kasutage kiivrit. Märtsimisväärselt kasulik on osta uus seade just märtsikuus. Näiteks selle nutitelefoniga saad kaasa märtsimisväärse kingituse.
korraliku uuskasutatud tippsüleri saab märtsimisväärse erihinnaga ning paljud muud tooted on märtsimisväärse soodustusega. Telia. Elektritõuksid olid juba meie haiglatöötajatest suurimad vihavaenlased. 2022 toimus 349 õnnetust kergliikuritega, millest said viga 356 inimest ja raskelt viga 60. Kas on võimalik, et nende 50-kiloste masinatega hakkame me rohkematest õnnetustest kuulma? Millised on emotsioonid? Sellised ettevaatlikud hetkel. Kas sa tahad proovida? ei taha. Come on! Okay. See oli kõik, mis oli vaja! It's fun, actually. Yeah. I didn't imagine it was like this kind of fast. Kas sa näed, et sellega võib juhtuda õnnetusi? Võib, aga ma ei usu, et need on kuigi palju ekstreemsemad kui lihtsalt rattaga sõites või nii. Sest see tegelikult ei lähe ju nii kiireks. Eks ikka kõigega võib juhtuda. See on 50 kilo. No, siis lihtsalt lendab vähem. See on oluliselt turvalisem liikumisvahend kui tõukeratas. Tema laia längstangi poolest, lisaks on tal suuremad rattad, nii et igasugused konalused ja need ei sunni siis juhti tasakaalu kaotama. Aga teisest küljest kõik me oleme jalgratastega sõitnud, eks ole, et selle juhtimine ja opereerimine on suhteliselt sarnane sellele. Sul ei ole kogemust mopeediga. Kas sa ütled, et see oli pigem raske, meeldiv, hirmus? Suht mugav oli. Mugav? Okei. Ma näen ennast sõitmas sellega küll tegelikult. Näed? Jaa. Okei. Väga mugav, ei pea seisma nagu Bolti tõuksi peal. Absoluutselt. Would you rather ride the scooters or this? This. Do you think this is safer? Yeah, it feels more comfortable than the scooter. Actually, one time I just fall down from a scooter, so I think this will be safer. Yeah, Okay. Feel more comfortable too. Mis saab juhtuda, kui sa selle 50-kilose masinaga kuhugile sisse näiteks sõidad? No ega me ju tänasel päeval keegi täpselt ei tea, et mis meil juhtuma hakkab, et ilmselt neid liiklusõnnetusi tuleb, ilmselt me saame paari kuu pärast sellest pikemalt rääkida. Aga eks need vigastused hakkavad olema sarnased nagu jalgratturitel. Aga kuidas tundub? Äge. Äge? Kas sa arvad, et see on turvalisem kui tõukeratas? Kindlasti. Olge ettevaatlikud, jälgige liiklust, seda enam, et nendega saavad sõita ka isikud, kellel pole juhtimisõiguse nõuet. Et äkki siis nüüd on see aeg, kus on ikkagi liiklusseaduse lahti võtta. Ole kindel, et sa tead, kus pidurid on ja ära inimestesse sisse sõida, nagu mina peaaegu tegin. Ja võib-olla ära ütle sorry, ütle nagu vabandust või niimoodi nagu eesti keeles ikkagi. Aga jah, muidu ma arvan, et see on üsna hea tegelikult. Ma arvan, et on tore, kui inimesed liiguvad väiksemate sõiduriistadega kui autod. Nagu jalgrattasõit, et korra selgeks saad, siis ei ole midagi, et selle vahega lihtsalt, et siin on lisaks siis jalajõule on ka elektrimootor. Lõppkokkuvõtteks, sõitke omal vastutusel, võimalusel kandke kiivrit ja lihtsalt ärge olge mölakad ja austage ka teisi kaasliiklejaid. Vabandust, autojuht. Kergliikurid on tänavatel tagasi.